Õnnistatud pühapäeva ja uut nädalat. Elame üha individualistlikumas ühiskonnas, kus valitseb arvamus, et me ei taha olla enam mingi lambakari. Kõik me tahame olla ise oma õnnesebad ja iseenda karjased. Selleks, et seda saavutada, otsime aga abi arvamusliidritelt, mentoritelt, psühholoogidelt, kõikvõimalikelt tugiisikutelt. Kuid hoolimata kõigist neist abivahenditest on meil elus ikka veel perioode, kus tunneme end hirmununa, eksinuna ja segaduses olevana, teadmata, mis on tõde ja mis on vale. Just sellisesse olukorda astub täna Jeesus julgustava sõnumiga. Mina olen hea karjane. Kuid kuulakem seda sõnumit otse Johannese evangeeliumist 10. peatükist 11. kuni 18. salmini. Mina olen hea karjane. Hea karjane annab oma elu lammaste eest. Palgaline aga, kes ei ole karjane ja kelle omad lambad ei ole, kui ta näeb hunti tulemas, jätab lambad maha ja põgeneb. Ja hunt kisub neid ja ajab nad laiali. Ta on ju palgaline ega hooli lammastest. Mina olen hea karjane ja tunnen omi ja minu omad tunnevad mind. Nõnda nagu isa tunneb mind ja mina tunnen isa ning annan oma elu lammaste eest. Ja mul on veel lambaid, kes ei ole sellest ärast. Neidki pean ma juhtima ja nad kuulevad minu häält ning siis on üks kari ja üks karjane. Isa armastab mind seepärast, et ma annan oma elu, et seda jälle tagasi võtta. Keegi ei võta seda minult, vaid mina ise annan sellel oma tahtel. Minul on meelevald seda anda ja minul on meelevald seda jälle võtta. Selle käsu olen ma saanud oma isalt. See on Jumala sõna ja püha evangeelium. Kui Jeesus ütleb, mina olen, siis ei ole see juhuslik lause algus. Ta kasutab siin heebreakeelset Jumala nime Jahve, mis tähendab, ma olen see, kes ma olen. Ja kogu Johannese evangeelium keerlebki selle küsimuse ümber, kes siis Jeesus ikkagi on? Vastus peitub sõnas elu. Kuid ta ei räägi siin lihtsalt bioloogilisest elust, bios, vaid hoopis teistsuguse kvaliteediga elust, tõelisest ja igavesest elust, zoe. See elu algab juba siin, on selge ja turvaline keset ajastu segadusi. Hea karjan on tulnud, et anda meile just sellist elu ja seda rohkesti. Tema on meie elu stabiilsuse ankur ja muutumatu tõelisus. Jeesus esitab meile seejuures väga terava kontrasti enda ja palgaliste vahel. Palgaline on keegi, kes ei ole karjane ja kellele lambad ei kuulu. Kui palgaline näeb ohtu või hunti tulemas, jätab ta lambad maha ja põgeneb, sest ta muretseb eelkõige iseenda ja oma elu, mitte karja pärast. Hundid hajutavad karja ja eraldavad nõrgemaid, et neid siis murda. Nad loovad ärevustsoone, et purustada meie vaimseks eluks vajalikku turvatunnet. Kaasaegse maailma palgalised karjased on, võiks öelda, elustiili gurud, kes kirjutavad eneseabiõpikuid ja peavad koolitusi. Nad pakuvad kiireid lahendusi ja naudivad klikke. Nad on huvitatud vaid oma positsioonist ja tunnustusest. Kui satume aga elu tegelikesse raskustesse, on nad kadunud. Hea karjan on aga teistsugune. Ta ei tule midagi võtma, vaid andma.
Jeesus ütleb, mina olen hea karjane annab oma elu lammaste eest. See elu andmine ei tähenda ainult ristil suremist, vaid ka seda, et ta pühendab ja annab meile kogu oma elu sünnist alates. Ta elab täielikult oma lammastega ja lammastele. Ta väärtustab inimelu sedavõrd, et seab oma elu meie päästmiseks ohtu ja lõpuks isegi loovutab selle. See on tema armastuse suurim tõestus. Meie aga küsime, kuidas leida turvalisust muutuvas maailmas. Jeesus ütleb meile, mina tunnen omi ja minu omad tunnevad mind, nõnda nagu isa tunneb mind ja mina tunnen isa. See on sügav vastastikune tundmine ja osadus, mis on võrreldav üksnes taevas isa ja tema poja sisemise ühtsusega. Mõtle hetkeks sellele, Jeesus tunneb sind läbinisti. Ta tunneb sinu nõrkusi, ärevust ja hirme. Kui ta hoolib sinust nagu hea karjane, ta andis isegi oma elu, et meid tuua tõelise elu juurde. Tema eesmärk pole tuua oma lambad mingisse uude piiratud tarasse, vaid nüüd on uus olukord, kus seda uut karja hoiab koos tema isiklik külgetõmbejõud ja kohalolu, tema autoriteet. Minu ja sinu ülesanne on õppida kuulama ja tundma tema häält maailmas, mis on täis karjakoerte haukumist ja palgaliste reetlikust. Miks me peame siis seda häält kuulma? Sest tema hääl annab keset ajastu kära ja liikumisi meile õige suuna. Sa võid seda ka kohe proovida. Pane oma mobiiltelefon kas või 10 minutiks hääletule režiimile ja ütle koos muistse kuninga Taavetiga. Issand on mu karjane, mul pole millestki puudust. Haljale aasale paneb ta mind lebama, hingamisveele saadab ta mind. Tema kossutab mu hinge, ta juhib mind õiguse rööbastesse oma nime pärast ja ma jään issanda kotta eluajaks. Palvetagem. Issand, ma tänan, et sa pole mind unustanud. Sa tunned mu ärevust ja segadust. Sa hoolitsed mu eest ja juhid mindki elu haljale aasale. Sinu kätte usaldan ma oma elu, isa, poja ja püha vaimu nimel. Aamen.